siis astroloogia on planeet maakeskne, meie oleme siis piltlikult siin horoskoobi keskel ja siis me näeme, kuidas siin Pluto ja Jupiter on omavahel opositsioonis. Ja teine suhe, mis me siis vaatame, on Mars opositsioonis Uraaniga, mis on ka hetkel toimumas. Siin me oleme siis 5. novembris. Käes on uus kuu, november 2025 ja aeg vaadata selle kuu astroloogilist prognoosi, mis siis saama hakkab. Aga enne kui lähme novembrikuu juurde, siis nagu ikka teeme kiire ülevaate oktoobrikuust. Vaatame, kuidas sellised sündmused siin maa peal all kajastuvad sellega, mis seal üleval siis planeetide asendites meil näha on, seda, kuidas ülal nõnda all ühendust. Ja hakkamegi siis pihta oktoobri ülevaatega. Siin sellel kanalil on sellel aastal palju juttu olnud Uraan-Pluto trigoonist, mis oli eriti valdav siin augusti keskpaigast, muidugi juba siin suve algusest, aga selles 1-kraadises täpsuses oli ta siin augusti keskpaigast kuni siin nüüd me näeme siin oktoobris ta juba hakkas alla minema ja novembris ta sellest 1-kraadisest täpsusest läheb välja, kuid ta on ikkagi üsna tugevas koosmõjus ja hoidsin siis silma peale, et vaadata, kuidas Uraan-Pluto siis all välja paistavad, et kui eelmise kuu prognoos on vaatamata, siis seal on sellest Uraan-Plutost rohkem juttu, aga hoidsin silmad lahti ja enne kui läheme siis siia konkreetse näite juurde, siis kiirelt, mida siis Uraan-Pluto endast, kui need kaks kokku tulevad, et mis siis all märgata võib ja kuna hetkel on siis tegemist Uraan-Pluto trigooniga, siis nad on sellises harmoonilises koostoimes omavahel. Igal juhul Uraan-Trigoon-Pluto transiidi omadused on siis selline sügav püüdlus muutuste, reformide ja transformatsiooni poole, võimas impulss uue loomiseks, osalemiseks evolutsioonilistes ja revolutsioonilistes muutustes nii oma elus kui ka kollektiivses elus, ehk siis sellist revolutsioonilist kollektiivset vaibi on viimasel ajal üsna palju näha olnud uudistes. Muidugi siis veel kunstiline ja teaduslik leidlikkuse loovus, ehk siis Uraan oli seotud ka väga tehnoloogiaga, tehnoloogiliste laiem või siis esile tulekutega, muidugi siis loovusega, sellise geniaalsusega, ehk siis tehnoloogilised eksperimendid, innovatsioon ja areng, püüdlus sotsiaalse õigluse reformi, võrdsuse ja vabaduse, kultuurilise ja poliitilise vabanemise, ökoloogilise teadlikkuse, seksuaalse vabaduse poole. Sügavam ühendus ärkamine kehaga, instinktidega ja loodusmaailmaga, suurem kogemuslik intensiivsus, elu parandaval viisil alla surutud energiate aktiveerimine, uus juurdepääs oma psühholoogilistele sügavustele, perinataalsed kogemused, võime läbida sügavaid langusi suurema teadlikkuse, vabaduse ja transformatsiooni nimel. Nooruslike energiate ja kontrakultuuriliste impulside ärkamine, seda kohe tuleb ka selle koha pealt näide, mis siis siin all toimus sellele Uraan-Plutole sarnaselt siin maa peal. Tunne, et ollakse ühenduses suuremate põlvkondlike, ajalooliste, evolutsiooniliste impulssidega, mis kujundavad sügavat kollektiivset psüühet. Ehk siis Uraan ühelt poolt selline revolutsiooniline, läbimurdeline muutuste aeg, Pluto on siis selline sügavus, jõulisus, tugev loodusjõud, mis haarab masse, ehk siis mida siis oktoobri alguses oli veel hästi näha. Marokos olid suured siis Gen Z, ehk siis seal 97 kuni 98 ja hiljem sündinud noored, nende ülestõus. Mäletame, et siis ka Nepaalis oli hiljuti suur Gen Z ülestõus. Ehk siis on näha selliste nooruslike energiate, kontrakultuuriliste, revolutsioonilist Uraan, Pluto massid, et seda on siis alates sellest hetkest, kui seal suve alguses suve prognoosides me vaatasime seda sama seisu, et kui Uraan, Pluto siis said sellele trigoonile üsna täpseks, siis hakkasime all nägema sellist inimesi rohkem tänavatel ja meeleavaldusi. See oli siis 3. oktoobril veel üks uudis, mis minu silma jäi,
ja 5. siis oktoobril 2 miljonit inimest Itaalias tänaval. Siuke mis siis on siis üldine streik, paljud siis teenused katkesid. See kõik oli siis muidugi selle Gaza konflikti varjus ja mis siis järgmisena ongi huvitav näide, mis siis võib-olla kõige olulisem sündmus, mis siis sellel eelneval kuul toimus, oktoobrikuul, ehk siis 10. oktoobril kuulutati välja Gaza vaherahu. Suur konflikt, mis on pikalt kestnud, väga valulik teema, meeleavaldused ühelt poolt, meeleavaldused teiselt poolt. Mis mina siis siin teen, vaatame siis ülevaatena, et mis siis sellel päeval toimus, kui Gaza vaherahu välja kuulutati, ehk siis me näeme seda siin sellist suurt sinist kolmnurka. Inglise keeles selle asja nimi on Grand Trine ehk siis selline suur trigoon. Juba siin jutuks olnud Pluto ja Uraani vahel on trigoon. Ja siis me nägime, et siin umbes 10. oktoobri paiku ja kuniks siis see vaherahu seal hakkas kehtima seal päev enne, mõned päevad pärast, et siis Veenus oli täpselt trigoonis siis nii Pluto kui Uraaniga ja siis nende vahele siin moodustub selline suur kolmnurk. Mis see siis tähendab? Veenus, Uraan, Pluto, no siis nende suur trigoon, siin on, ma olen toonud siis see on siis Ren Butleri raamatust The Archetypal Universe, kui need 3 arhetüüpi või planeeti satuvad mõjusatesse suhetesse seal üleval, siis võib märgata all selliseid tendentse, nagu ma siin praegu ette loen. Need kirjeldused on muidugi sellised värvi andvaks, et neid ei tohi võtta sõnaliselt, aga kui ütleme 3 käesoleval juhul siis Veenus, Pluto ja Uraan on mõjusas suhtes, siis on märgata selliseid arhetüüpseid tendentse. Neid ei tohi võtta sõnalt, aga üsna tihti siis me läbi nende kirjelduste tajume ka siis seda, kuidas see siin all peegeldub sündmustena. Aga siis Veenus, Uraan, Pluto põhimõtted, põnevad ja transformatiivsed sõprussuhted, sealt võib seda vaherahu näha, sügavad romantilised ja seksuaalsed läbimurded, võimsad emotsioonilained, mis tervendavad inimese võimet armastada, metsik ja ürgne ilu. Sügavalt muutuvad suhted ja sõprused, sügavalt muutuvad suhted, sealt võib näha seda Palestiina ja Iisraeli vaherahu, mingid lepingut on ju, sügavat muutust. Muidugi siis veel võimsad romantilised ja seksuaalsed läbimurded, kuidas võib esile tulla see kolmik. Siin on siis Tennysonil, kellel oli sünnikaardis sarnane seis tema tsitaat: "O armastus, su suudlus ärataks surnud." Metsik ja ürgne ilu, elektriline ja seksuaalne karisma ja sära, kooskõla intensiivselt eredate värvide ja muljetavaldate või pööraste eksentrilisuse vormidega. Ürgne tantsukultuur, põnev dionüüsuslik kunst. Siin me siis näeme neid dionüüsuslik Pluto, kunst, Veenus, natuke siis näiteid teile, kuidas näiteks kui on 3 arhetüüpi koos, Veenus, Pluto, Uraan siin juhul, et kuidas siis need ilmingud võivad esile tulla. Hetkel me muidugi keskendume rohkem siis sellele Iisraeli ja Gaza näitele, kuid ma loen siit ikkagi ette need võimalikud esile tulemised siis nende 3 puhul. Mis siin on siis loominguline potents, originaalsus, suhete surm ja taassünd. Suhted on siis Veenuseks, surm ja taassünd on väga pluutolik, transformatsioon, Uraan on läbimurre, et meil on Veenus suhted, Pluto selline transformatsioon, surm, taassünd ja Uraan läbimurre, Gaza vaherahu kõlab üsna hästi kaasa sellele. Aga vaatame siit, siis ma võtsin siit mõned pildid sellest päevast, kui vaherahu välja kuulutati, siis selline ülev meeleolu, suhted, inimesed tulevad kokku, rõõm, armastus, siis massid tänavatel, Pluto, selline võimsad instinktiivsed jõud ja Uraan, selline läbimurre siis, et üsna hea näide siis sellest Veenus, Pluto, Uraanist, see suur kolmnurk siis, mis siin Gaza vaherahu
ajal taevas oli paista või mis taevas oli olemas, eks, ja siis siin all toimus sellele kaasa kõlav sündmuseks. Ja oluline on siis selle arhetüüpse astroloogia puhul meeles pidada seda, et tihti kui inimesed tulevad siis kuskilt läänemaailma sellisest vaatekohast või sellest, kuidas meist koolis on õpetatud, et siis me oleme harjunud asju nägema sellise põhjus-tagajärg prisma läbi. Kindlasti siis see Veenus, Uraan ja Veenus või see Pluto, Uraan ja Veenus siin ei põhjustanud siis seda kaasa vaherahu seal all, et see on selline natuke lapslik ja naiivne lähenemine, kuidas inimesed tihtipeale, eriti see vastassuund või selline kriitiline või valdav lääne ühiskond üldse vaatleb asju, et kindlasti need planeedid ei põhjusta siin all sündmusi, aga see on selline teatav koos hingamine sellega, mis siin all on ja sellega, mis seal üleval on, et see põhjuslikkus on kuskil, kus me seda ei näe, eks ju, me ei oska seda mõõta, kuid astroloogia jälgimisel või siis nende taevakehade jälgimisel ja selle jälgimisel, mis siin all on, siis on näha sellist koos hingamist, kuidas ülal nõnda all, et kuidagi pidi see asi toimib koos, vaba tahe eksisteerib, aga eksisteerib ka teatav koos hingamine, mingisugune ettemääratus. Ja see oli siis näide sellest Uraan-Pluto trigoonist, mida me saime siin maitsta sellel aastal nüüd esimest korda siin juuli algusest, kui ta siia 3 kraadi siis see täpsus läks, et siin vasakul on see 3 kraadi, mil siis see trigoon on siis 120 kraadi, on siis Uraani ja Pluto vahel selline kolmnurk, selline harmooniline koos toimiv suhe. Sellel suvel me saime siis esimest korda maitsta seda lainet siin. Nagu näeme, siis me hetkel hakkame sellest lainest välja minema, kuid siis järgmise aasta suvel kuni siis 2027. aasta alguseni me oleme väga jõuliselt siis selle sama Uraan-Pluto trigooni sellises mõjuväljas. Ja see kestab muidugi siis siin 2028. aasta lõpuni, ehk siis sellest Uraan-Plutost tuleb kindlasti rohkem juttu, kui me siin järgmise aasta suvel siis uuesti satume sellesse 3-kraadisesse täpsusesse, ehk kui see laine hakkab siit uuesti pihta, siis kindlasti tuleme selle teema juurde tagasi, vaatame siis, mis siin all vastu kajab ja oleme siis läbi selle rohkem teadlikud sellest nii-öelda arhetüüpsest ilmast, mida siis need planeedid seal üleval põhjustavad. Ja läbi selle siis saame ka ehk olla rohkem teadlikumad, olla targemad oma endi valikutes ja olla siis vähem mõjutatud nendest arhetüüpsetest mõjudest. Ja võib-olla enne kui siis lähmegi juba novembri ülevaate juurde, siis sellest Uraanist oli eelmine podcast mul salvestatud, ehk siis kuna Uraan on nimetatud või ta avastati siis 1782. aastal, kui ma ei eksi, või seal pluss-miinus, siis ta avastati juba astronoomide poolt ja nime andsid talle siis astronoomid. Richard Tarnas, kes on siis selle arhetüüpse astroloogia algataja või aluse panija, on öelnud, et kui kreeklased saaks täna uuesti Uraanile näiteks nime anda, ehk siis nemad annaksid temale nimeks Prometheus. Ja et sellele teemale siis rohkem ligi saada, käisin siin nädal või natuke rohkem tagasi, 10 päeva tagasi Tartus ja salvestasin Neeme Näripäga, kes on siis vana-kreeka ja ladina keele lektor Tartu Ülikoolis, saate Prometheusest, ehk siis Uraanist, Uraani arhetüübist, Uraani planeedist, ehk kui soovite rohkem siis ligi pääseda Uraani arhetüübile ja teda mõista läbi sellise müüdi, mütoloogia, siis soovitan kuulata saadet Neeme Näripäga, ehk siis läbi müüdi lähenemine planeetidele ja arhetüüpidele on üks väga tõhus viis, kuidas nendest rohkem aru saada. Ja ütleme, kui me räägime siin Aaresest või Marsist või siis Veenusest või Afroditest või Jupiterist või Zeusist või Saturnist või Kroonosest või siis Merkuurist või Merkuuriusest või Hermesest, ehk siis nad on kõik seal Kreeka müüdiloomes olemas olnud ja seda siis juba ütlesid seal Platon ja teised filosoofid,
et see planeedi arhetüüp ehk planeet ja siis see müütiline tegelane seos Jupiter seal Ares või teised, et nemad olid see omavahel seal seotud, ehk siis selle müütilise jumala olemus on otseses seoses siis selle planeediga seal üleval. Ja saade sai siis tehtud Uraani planeedist ja Prometheusest, kes oli siis Kreeka müüdis üks selline tegelane, kes Zeusilt tule varastas ja selle inimkonnale kinkis. Aga 2025 november ülevaade, lähme selle juurde. Esimene planeedipaar, mida me siis vaatame, on Jupiter opositsioonis Pluutoga. Kuidas see välja näeb horoskoobis? See näeb välja niiviisi. Nagu siis juba teate, meie oleme siis astroloogia on planeet maakeskne, meie oleme siis piltlikult siin horoskoobi keskel ja siin siis jookseb horisont ja kõik, mis siia ülespoole jääb, on siis sellel vaadeldaval hetkel taevas meie pea kohal ja kõik, mis siia allapoole jääb, on siis vaadeldaval hetkel maa meie nii-öelda horisondi all ja siin me siis oleme hetkel 15. novembris, kuu keskpaigas ja siis me näeme, kuidas siin Pluto ja Jupiter on omavahel opositsioonis. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meie oleme piltlikult siin keskel, ehk siis ühel pool hetkel siis Pluto on taevas meie pea kohal ja siis Jupiter jääb meist alla ja see on selline tugev aspekt, ehk siis nende kahe vahel on selline teatav põrkumine. Köievedu võib öelda või nad on omavahel sellises tugevas ka konfliktses suhtes. Ja opositsioon tähendab seda, et nende vahel on 180 kraadi ja piltlikult on siis see 360 kraadi jagatud kahega ja saadaksegi 180 kraadi. Ja siis see on ka number 2, sümboliseerib siis seda nii-öelda duaalsust, et see on selline teatav põrkumine nende kahe vahel. Mida see tähendab? Enne kui lähme siis Jupiteri ja Pluto tähenduste juurde, siis näitan veel teile seda graafikut siin sellest hetkesest Jupiter-Pluto koosmõjust, et siin novembrikuus ta saavutabki siis seda nii-öelda esimest lainet, kus nad taevas lähenevad üksteisele üsna täpselt ja mida täpsemini nad siis seal taevas üksteisel koos on, et siin see täpsus on seal umbes 6 kraadi juures, ehk siis umbes 174-175 kraadi on nende vahel seal. Ja siis võib juba märgata selliseid esimesed märke nende kahe koosmõjust. Ja nagu me siis näeme, siis järgmise aasta juunist kuni septembrini on siis ta väga suures täpsuses ehk siis läheduses üksteisele. Ehk siis järgmise aasta suvel tuleb see Jupiter opositsioon Pluto teema veel tugevamini esile. Aga kiirelt teile Jupiterist, kiirelt Plutost ja siis selle koosmõjust, et mida see võib tähendada, et nad on seal üksteisele siis nii-öelda köit vedamas. Jupiter siis esindab laienemise ja edu põhimõtet. Loodusrahvastel on ta nimi siis suur ere, ehk siis Jupiter on kõige suurem planeet, ta on kõige eredam planeet, siis ta on seotud kõik selliste suurete ja eredate teemadega, laienemise, kasvamise, suurustamise, tõstmise ja siis kõik sellised kõrged teemad, kõrged teadmised, see on Jupiteri all. Jupiter valitseb kalduvust laieneda ja kasvada, tõusta ja tõusta. Otsida paremat või kõrgemat, parandada ja suurendada, ehk siis need tõlked siin osad on, või selle masintõlkega võetud, et siis mõnes kohas võib-olla ei ole nii loogiline, aga anname andeks. Otsida paremat või kõrgemat, parandada ja suurendada, kaasata välist, luua suuremaid tervikuid. See valitseb ka kalduvust kogeda edu, au, küllust ja õnne ja head õnne ning on seotud suure meelsuse, vabaduse, uhkuse ja optimismi võimega. Lisaks vastab Jupiter huvi moraalsete ja filosoofiliste ideaalide ja põhimõtete vastu, pikaajaliste või laiaulatuslike perspektiivide vastu, intellektuaalse ja kultuurilise avatuse vastu ning üldisemalt kogemuste avatuse poole püüdlemise vastu, näiteks reisimine, laialdase lugemise, sisemise uurimise ja nii edasi kaudu. Negatiivsel poolel on Jupiter seotud kalduvusega liialdada, inflatsiooni, ekstravagantsuse, liigse murega rikkuse ja staatuse pärast, ehk siis Jupiter oma sellises varju ilmingus on, et ta on liiga palju, ta keerab vinti üle, ta suurendab, laiendab liiga palju. Mis ta siis siin veel on? Enese järeleandmise, enesega rahulolu, liigse enesekindluse ja isikliku ülemuslikkuse tundega. Kreekast on see siis, Jupiteri arhetüüp on seotud Kreeka mütoloogia tegelaskujuga Zeus, Olympuse jumalate kuningas, Rooma Jupiter. Seda nimetatakse suureks heategijaks ja on seotud Fortuna ja Providentsiga.
Mäletate, Igor Mang siis ühes loengus ütles, et ta on Major Fortuna. Jupiteri hõlmavad peamised aspektid viitavad tavaliselt isiku kogemusele, isikliku laienemise, kasvu ja edu kohta kõigis eluvaldkondades, samuti sellele, kuidas impulsid nendes suundades võivad olla liigsed. Ja võtmesõnad siis Jupiteri puhul on laienemine ja suurus, täiuslikkus, kasv ja edasiminek, tõus ja ülemvõim, laius ja kõrgus, edu ja õnn, au ja tunnustus, küllus, heaolu, õnn, uhkus, enesekindlus, suurendamine, inflatsioon ja liialdus, juba siis varjukülgedest, silmapiiri avardamine, suuremad tervikud, suurem mõistmine ja tähendus, filosoofia ja moraalsete põhimõtete järgimine, kõrgharidus, kõrgkultuur, Kreeka jumal Zeus, Olympuse kuningas, Rooma Jupiter. Ehk siis ka traditsionaalses mõttes üsna positiivne tegelane, suur ere. Nägin just, äkki täna on pühapäev või täna on laupäev, kolmapäeval nägin Jupiteri taevas. Ta on siis hetkel seal, kui umbes 11 ajal õhtul on teda ilusti näha, kui on selge taevas, ta on hetkel siis seal kaksikute ja seal sõnni vahepeal, üsna kaksikutes, et Tallinnas hästi näha, minge õhtul välja, kui on selge taevas, otsige Jupiter sealt üles, ta on üks kõige eredamaid taevakehi, suur ja ere. Ja Pluto siis, enne kui lähme Pluto kirjelduste juurde, siis kui teid huvitab, mismoodi näeb välja teie endi sünnikaart, siis tulge minu juurde sünnikaardi konsultatsioonile. Minu koduleht on siis rikoveskivali.com ja sealt on võimalik siis registreerida minuga ühendust võtta traditsioonilise konsultatsioonile, seal siis vaatame teie sünnikaarti, millistes suhetes on teie, näiteks Jupiter või Pluto või Uraan või mõni muu planeet ja siis sealt saate sellise põhjaliku analüüsi siis enda sünnikaardist ja ka prognoosi siis mitmeks aastaks tulevikku ja saab ka tahapoole vaadata. Saatke lihtsalt oma sünnikuupäev, kellaaeg ja koht ja lepime aja kokku. Konsultatsioon kestab 1,5 tundi ja selle hind on 75 €. Siin kodulehel siis saate siit kõige alt mulle kirja saata. Ja mis siis sünnikaart teeb, ehk siis sellel, kus planeedid olid teie sünnihetkel, on tähenduslik mõju teie edasisele elukäigule. Ehk kui huvitab, mismoodi näeb välja teie sünnikaart, siis tulge ja võtke minuga ühendust ja lepime aja kokku. Aga lähme Pluto juurde tagasi. Pluto on siis sellise ürgse energia arhetüüp, selline ürgne loodusjõud. Universaalne elujõud, mis ajendab kogu evolutsiooni ja transformatsioon, ehk ta siis see transformatsioon on temasse sügavalt sisse kirjutatud. Ta on siis selline, ta tuleb ja hävitab võimsalt, aga siis ta jätab alles seemne. Ta on kogu selle transformatsiooni või sellise eluringi sümbol. Pluto esindab võimuprintsiipi iseeneses, algainelist jõudu, ürgset libidot ja agressiooni ning on sisuliselt samane Freudi mõistega iid. See on elu dionüüsuslik energia, maavägi, see on siis Indiast pärit kundaliini, see sunnib, annab jõudu, haarab endasse, muudab, see hävitab ja taaselustab, Pluto juhib instinkte ja looduse jõude. Ehk siis ta on selline, öeldes, et kõike, mida Pluto siis sünnikaardis puustab, et ta intensiivistab seda. See valitseb bioloogilisi protsesse nagu sünd, seks ja surm ning on oma sügavamal tasandil seostub ta surma ja taassünni müsteeriumiga, ehk siis surm, taassünn, transformatsioon on Plutole väga omane. Pluto valitseb vapustuste lagunemise ja kõdunemise üle, kuid samuti taassünni ja puhastava katarsise tule üle. Ta peegeldab arhetüüpset allilma, kõik mis siis tuleb kuskilt alt ja sügavalt, kõik selline tume, salapärane ja sageli hirmutavat reaalsust, mis varitseb asjade pinna all, meie ego ja ühiskondlike tavade ning tsivilisatsiooni läike all ning mis aeg-ajalt valla pääseb hävitava ja muutva jõuga. Ehk siis, kui Pluto avastati 1930. aastal, ühel pool siis Esimene maailmasõda, teisel pool Teine maailmasõda, instinktide katel Kees-Euroopas sündisid siis sellised massiliikumised, siis natsionaalsotsialismi näol, kommunismi näol. Öeldakse, et siis see aeg, millal planeet avastatakse, mis siis samal ajal uues toimub, on üsna omane või ongi omane siis sellele planeedile endale. Pluto siis paljud probleemsed instinktid, mis peituvad sügaval inimpsüühikas, näiteks mõrvav vihkamine, raevukas armukadedus, sunduslik ahnus ja himu. Väljendavad Pluto tegevust. See on Freudi instinktide keevkatel. Pluto on nähtav vulkaanipurske algjõus.
lõvi hävitavas jõus, sõjas, orgasmi tipphetkes, ema kehas sünnituse kulminatsioonis. See on kohal kõigis vägivaldsetes, puhastavates energiavabastustes. Olgu maa seest nagu maa värin või inimese kehast ja psüühikas teraapias või psühhootilises murdes. Kui mõni planeet moodustab Pluutoga olulise aspekti, siis see teine planeedi arhetüüp intensiivistub ja saab inimese elus ja iseloomust tohutult võimendatud väljenduse, vahel isegi sundusliku äärmuseni. See võib olla jõuvõitluste allikas nii sisemiste kui välimiste, kuid ka sügava isikliku transformatsiooni tekitaja. Ehk Pluuto on üsna intensiivne tegelane. Nietzschel oli siis Pluuto opositsioonis Päiksega. Oma elu lõpus siis ta kirjutas ka oma kirjade lõppu siis allkirjana või nimena Dionysus. Ehk siis Nietzsche oli üks tüüp, kelle elus see Pluuto arhetüüp läbi tema Päikse väga tugevalt esile kerkis. Kus teie sünnikaardis see Pluuto asetub, tulge konsultatsioonile ja siis saame vaadata. Nii, ja mõned võtmesõnad veel Pluuto kohta ja siis vaatame juba Pluuto ja Jupiteri koosmõju. Pluuto on siis algjõud, sügavus ja intensiivsus, see, mis sunnib, võimestab ja intensiivistab kõike, mida puudutab, vahel kuni ülekaaluka ja katastroofilise äärmuseni, seotus ellujäämise, seksi või võimuga, madalamad tšakrad, ürgsed instinktid, libidinaalsed ja agressiivsed, hävitavad ja taastavad, vulkaanilised ja katarsised, puhastavad, muutvad, alati arenevad. Bioloogilised protsessid, sünd, seks ja surm, surma ja taassünni tsükkel, vapustus, lagunemine, kõdunemine ja viljakus, vägivaldne, puhastav pingete vabastamine, puhastav tuli, elu ja surma äärmuste olukorrad, jõuvõitlused, kõik, mis on titaanlik, võimas ja tohutu, Freudi ürgne iid, instinktide keev katel, Darwini pidevalt arenev loodus ja bioloogiline olelusvõitlus, Nietzsche Dionysuslik printsiip ja tahtejõud, Schopenhaueri pime universaalne tahe, looduse võimsad jõud, mis kerkivad esile tema sügavates maa-alustes kihtides, nii sees kui väljas, intensiivne tuline allilm kõigis tähendustes, aineline, geoloogiline, instinktiivne, poliitiline, sotsiaalne, seksuaalne, linnalik, kriminaalne, mütoloogiline, teemonlik. Allilmast on siis käib juttu, et Pluuto valitseb kõike siis seda allilma. Tume salapärane tabu ja aega ja sageli hirmutav reaalsus, mis peitub asjade pinna all, ego, ühiskondlike tavade ja tsivilisatsiooni kihi all, maa pinna all ja mis aeg-ajalt vabaneb hävitaja muutva jõuga. Allamineku, transformatsiooni ja taassünni müüdid, hävingu ja taassünni jumalused, Dionysus, Hades, Persephone, Pan, Medusa, Lilith, Inanna, vulkaani jumalanna Pele, Kuetsa, seda ma juba ei oska hääldada, maavägi, Kundalini, Shiva, Shakti, Kali, Hades, Pluuto, ehk siis mütoloogias kõik sellised hävitavad jumalad, kes hävitavad ja loovad, käivad siis Pluuto arhetüübi alla, Pluuto planeedi alla, ehk kui Pluuto satub siis tugevatesse aspektidesse teiste planeetidega, siis ta toob siis sellised teemad esile. Hetkel siis käib juttu, siis novembrikuus saame maitsta siis Jupiteri Pluuto opositsiooni ja mida siis tähendab? Parem nüüd need kaks kokku. Jupiter opositsioonis Pluutoga ja kuna see on opositsioon, siis opositsioonide ja kvadraatide puhul, kui nad on siis seal üksteise vastas või nad on seal ristseisus, siis tuleb alati vaadata varjukülge esimesena, kuidas see varjukülg siis võib välja paista. Neid ei tohi võtta sõnaliselt, see on see, kuidas on täheldatud, see on nii-öelda see võimaluste aken või võimalused, kuidas see võib esile tulla. Aga see, kuidas see esile tuleb, see jääb alati mingis mõttes salapäraseks, ette ei ole võimalik ennustada, aga on võimalik siis aimata seda natuke, olla teadlikum läbi selle neid kahte arhetüüpi siis silmas pidades, neid arvestades, neid tunnetades, nendest teadlik rohkem olles, siis me saame olla vabamad nende manipuleerimisest. Üleambitsioonikus, liiga suure või kõrgele sihitud ettevõtmine, mida ei suudeta lõpule viia, sotsiaalne, kultuuriline ja intellektuaalne ülbus, snobism, pompoossus, sunduslikud võimuvõitlused teistega moraalsetel või kultuurilistel teemadel, poliitiline korruptsioon, huvitav jälgida siin novembri jooksul ja ka mäletate järgmisel suvel siis on kerkib esile.
Võimu ja rikkuse korrumpeerunud põimumine. Valmisolek kasutada ebaausaid või moraalselt küsitavaid vahendid eesmärkide saavutamiseks. Ebapiisav arusaam oma piiridest. Jumalik kõikvõimsus. Isikliku üleoleku eeldamine. Vajadus olla teistest parem. Kuuluda eliiti. Tunda end rahva hulgast kõrgemana. Samastuda rikaste, kuulsate, aristokraatlike või võimsatega. Kompensatoorne ülevus ja ambitsioonitunne, mis on juurdunud teadustamata häbis või alaväärsust tundes. Ahnus. Lakkamatu püüdlus suurte rikkuste ja võimu poole. Impeeriumi või vallutuslik ambitsioon. Allilma juhid, maffiabossid, enesekeskne diktaator. Kalduvus jutustada, moraliseerida, õpetada teisi ülevalt alla, justku ollakse moraalselt või intellektuaalselt kõrgemalt tasemel. Äärmuslik läbikukkumine, häbistus, kukkumine kõrgustest. Jupiteri opositsioon Pluutoga siis võib esile tuua selliseid teemasid. Kindlasti hoian ise nüüd siin novembrikuus silma peal, kui see mõju on suurem. Siin täna vist lugesin, et Briti prints Andrewilt siis võeti kõik, visati sealt kuskilt lossist välja, võeti kõik teie staatused ära, kuninglikud, ehk siis selline kukkumine kõrgustest ja sellise võimu ja rikkuse korrupeerunud põimumine. Sellised teemad, selline esimene näide, mis mul tänasest meeles on, aga novembrikuu jooksul siis tasub keskenduda sellele teemale, märgata neid siis võib-olla ka enda eludes, peentasandil, samas ka tsivilisatsioonis või meie ühiskondlikus elus ja aru saada, et kui sellised teemad kerkivad esile, siis see on teatav selline kooshingamine, see on osa ka siis looja tsüklilisusest, mida siis arhetüüpne astroloogia aitab teha, ta aitab meil mõista seda, et elu on tsükliline, teatud areng ja teatud ka halb areng nii-öelda on loomulik, ta on osa mingist suuremast protsessist. Ta aitab elu vastu võtta, ta aitab meil iseennast vastu võtta, armastada endid rohkem ja aktsepteerida seda, mis siis maailmas toimub. Positiivne väljendus siis. Sügav püüdlus täiuslikkuse, saavutuste, laienemise, edu ja au poole. Võimestatud tahe juhtida, võtta ette suuri projekte, ambitsioonikad ettevõtmise ja monumentaalsed ülesanded. Ehk et kui kaks planeeti satuvad omavahel mõjus suhtesse, siis see on see varjukülg. Opositsioon viitab sellele, et ta on pigem seal varjuküljel, kuid samal ajal eksisteerib ka see potentsiaal, kuidas me seda varju integreerime. Varjust tuleb varsti eraldi podcast, siis räägime sellest rohkem seal, aga kui me oleme teadlikud, suudame varju integreerida, näha seda tera ühte poolt, siis on võimalik kasutada seda tera teist poolt. Et need on alati, et see vari ja potentsiaal on omavahel alati süvitsi seotud. Kultuuriline, intellektuaalne sügavus ja avarus, võime moraalseks, kultuuriseks või poliitiliseks juhtimiseks, huvi geopoliitika vastu, suurte jõudude mobiliseerimine, oluliste projektidele rahastuse leidmine, võimalikud variandid siis, kuidas see võib esile tulla. Ja neid ei tohi siin võtta muidugi sõna-sõnalt, nagu ma olen juba korduvalt öelnud. Juurdepääs suurtele jõu ja rikkuse ressurssidele, isikliku väe aura, autoriteedi ja lugupidamise tunne, mis on juurdunud isiksuse sügavates allikates, seksuaalne vägi, alfa mees või alfa naine, see on juba isikliku transiidi koha pealt rohkem, suurenenud tung oma keskkonda muuta, ülendada ja uuendada ja võime kogeda sügavat langust ja tõusta sellest uuesti sündinuna. Ja kui ma räägin isiklikust transiidist, siis tegemist on siis, kui sünnikaart on üks asi, mida on võimalik, mida konsultatsioonis vaatame, siis isiklik transiit on teine, see on siis teie sünnikaart seoses siis praeguste planeetidega, see ongi nii-öelda isiklik transiit, et kuidas planeetid praegult mõjutavad, eks. Ja seda me teeme ka konsultatsioonis, lihtsalt tahtsin mainida seda isiklikku transiiti, et alati see hetkene olukord on seotud ka sellise teie sünnikaardi hetkega või teie sünnihetkega ja seal on ka hämmastavad korrelatsioonid siis, lihtsalt öeldes hetkel, kuidas planeedid on, nendel on ka teatav mõju või siin on koos hingamine meie enda eluga. Ja see on ka selle isikliku tasandil, et see on meil kõigil alati erinev, sest me oleme kõik erinevatel hetkedel sündinud. Suurenenud tung oma keskkonda muuta, ülendada ja uuendada, võime kogeda sügavat langust ja tõusta sellest uuesti sündinuna. Suur kunstiline jõud, intellektuaalne ja kultuuriline mõju, tahe ja enesekindlus, mis suudab mägesid liigutada. Sügav sida looduse suurte vormidega, mäed, avarad vaated, kõrged puud, karismaatilised suurloomad, kogemused müsteerium tremendumi ehk siis
sulgudes aukartust ja võimast müsteeriumit tekitavat kogemuse kaudu. Kalduvus suure joonelisuse, hiilguse ja võimsuse poole, titaanlik intensiivsus, tohutud eeposed ja avarad panoraamid, ehk siis ühepoolse Jupiter, Pluto võimestab seda, seal on siis see vari, seal on see potentsiaal. Mina siis siin kirjeldades aitan natuke mõista seda, mis on hetkel rohkem aktuaalne. Teie saate siis oma isiklikus elus läbi siis neid kahte tajuda seda ise. Mina otseselt ei ütle seda, kuidas ta väljendub, eks. Oluline on see, et see need kaks arhetüüpi kõnelevad teiega teie endi sees, et teil on võimalik ise olla otse suhtes sellega loojaga ja läbi selle siis isiklikul tasandil tajuda ja kogeda. Teine suur teema. Tänane video on siis selles mõttes teistmoodi, et vaatluse all on siis kaks sellist olulist suhet ja teine suhe, mis me siis vaatame, on Mars opositsioonis Uraaniga, mis on ka hetkel toimumas. Siin me oleme siis 5. novembris, ehk siis on näha, et Uraan siit ühelt poolt ja Mars siis tal siin täpselt vastas, ehk siis Marsi ja Uraani opositsioon ka novembrikuus olemas. Ja lähtume siis samamoodi nagu eelnevalt, kirjeldan teile Marsi, kirjeldan teile Uraani ja siis vaatame nende kahe koos toimet ja läbi selle siis saame olla teadlikumad rohkem selle kahe planeedi Marsi ja Uraani opositsioonist, mis siin novembrikuus rohkem aktiivne on. Mars siis esindab energilise jõu printsiipi. See sümboliseerib psüühika seda osa, mis sunnib meid tegutsema, end kehtestama, võitlema, edasi ja vastu pürgima, olema julge ja elujõuline, konkureeriv või sõjakas. Mars on arhetüüpne sõdalane, ta juhib meie agressiivsuse, viha ja füüsilise energiavõimet, samuti kalduvust vigastustele, vägivallale ja impulsiivsusele. Mars on seotud sportliku tegevusega ning ka Veenuse polaarsena valitseb ta seksuaalsuse yang aspekti. Marsi arhetüüp on seotud Kreeka mütoloogilise tegelase Aaresega ja Rooma sõjajumala Marsiga. Marsi olulised aspektid näitavad, kuidas inimene kaldub elus tegutsema ja end kehtestama ning kuidas ta kogeb konflikti ja agressiooni. Ja Marsist sai ka siis ühe Eesti astroloogi, noore astroloogi Paul Silmaga tehtud saade. Ehk kui soovite rohkem Marsi arhetüübiga tuttavaks saada, siis pea tund ja 46 minutit vestlus Pauliga Marsist. Ehk kui huvitav, kui tahate rohkem teada saada, siis näiteks Marsist või Prometheusest, Uraanist, Saturnist on ka eelnevad saated olnud, ehk siis mingi kuulake podcasti, et sealt on võimalik siis veel niiviisi rohkem ammutada nende planetaarsete arhetüüpide kohta. Veenusest on veel saade olnud ja kindlasti tuleb siit tulevikus ka teistest arhetüüpidest niiviisi põhjalikumalt juttu. Aga Marsi võtmesõnad on energiline jõud, tung ja võime oma tahet kehtestada, tegutseda energiliselt ja jõuliselt, avaldada mõju, pürgida edasi ja vastu, kaitsta ja rünnata, tegutseda teravuse ja kirega, kalduvus kogeda agressiivsust, viha, konflikti, kahju, vägivalda, tugevat füüsilist energiat. Olla sõjakas, konkurentsivõimeline, julge, elujõuline, kirglik, Kreeka sõjajumal Aares ja Rooma siis Mars. Uraan siis juba meile tuttav tegelane, kuid räägime siis korra veel tema tähenduse üle, et Uraan siis esindab muutuse, vabaduse, mässu ja revolutsiooni printsiipi. Ta avastati seal siis 1780, nagu juttu oli, ühe pool Prantsuse revolutsioon, teise pool Ameerika revolutsioon, revolutsioonine aeg, uudne aeg, tehnoloogilised läbimurded sel ajal. See oli see, mil siis Uraan tuli meie ellu. See on seotud igasuguste ootamatu nähtustega, äkiliste üllatuste ja ärkamistega, läbimurretega, olgu need intellektuaalsed, psühholoogilised või vaimsed. Uraan juhib väljakujunenud struktuuride järsku lagunemist ning kannab endas põnevat ja elektrilist kvaliteeti. See valitseb ka individualismi ja originaalsust, leiutamist ja tehnoloogiat, loovat geeniust ja säravat mõttelendu. Planeet Uraan on esimene planeet, mis avastati uusajal 1781. aastal radikaalsete kultuuriliste muutuste ja revolutsioonide ajastul. Need 81 avastati. On arhetüüpselt mõistetav läbi Kreeka mütoloogilise tegelase Prometheuse, kes mässas jumalate vastu, varastas taevast tule ja andis selle inimkonnale suurema vabaduse nimel. Prometheusest oli siis siin 10 päeva tagasi ilmus saade, minge kuulake.
Võtmesõnad uraani puhul on siis äkiline muutus, äkiline avanemine ja ärkamine, leiutamisvõime, loominguline läbimurre, sära ja geniaalsus. Mäss piirangute ja olemasoleva korra vastu, vabadus, ettearvamatus, eksentrilisus, ebastabiilsus, tehnoloogiline areng, elekter, tung, uudsuse juue poole, ootamatu ja häiriv, loova mässaja ja triksteri energia. Ta on siis Kreeka taevajumala Uranus, tema järgi ta sai nime, ning Prometheus, titaan, kes mässas jumalate vastu, varastas taevatule ja vabastas inimkonna. Ehk siis Uraan on selline muutlik, ta on uus, ta on ootamatu, ta on läbimurre, ta on revolutsioon, ta on tehnoloogia, see on Uraan. Marss ja Uraan on opositsioonis, nende vahel on konflikt, nii-öelda nad põrkuvad, meie oleme siin vahel, mida see tähendab. Opositsioonide puhul tuleb alati vaadata siis kõigepealt seda varju külge, võib siis esile kerkida niiviisi. Kannatamatus, impulsiivsus, äkilised katkestused ja konfliktid, agressiivne mässumeelsus, äkiline viha, lühike süütenöör, kaldus õnnetustele, plahvatustele, põletustele, torke ja lõikevigastustele, rahutus, ärrituvus, ülierutatus, kaldus võtta ohtlikke riske, sund naljahammas või trikster, probleemid distsipliini ja autoriteediga, häirivad või ootamatud sündmused. Häirivad ja ootamatud sündmused, hoiame siis silma peal, mis siin novembris saama hakkab. Ja potentsiaal siis igal arhetüübil on potentsiaal, nii-öelda see vari potentsiaal, teral on mõõgal on 2 tera, eks. Positiivne väljendus siis on kiiruse ja äkilise energiapuhangute kogemused, julgus, riskialgis käitumine, siin me oleme sellises ka isiklikul tasandil, aga alati eksisteerib nii see isiklik tasand ja kollektiivne tasand, vabaduse igatsus, mässuline vastuhakk rõhumisele, füüsiline kiirus ja piirangute trotsimine, sportlik säravus, võidusõit, ohtlikud põgenemised, seikluste ja põnevuse soov, terava servaga muusika, natuke nälgast tõrge, nagu elektrikitarriga rock, põnevad ja kiire tempoga tegevused, näiteks võidusõit, suusatamine, langevarjuhüpped, lendamine, nooruslik ja trotslikult mässumeelne energia. Ehk Marss siis võtan siit Archetypal Explorerist ka korra ette selle Marsi või siis horoskoobi. Ehk siis teeme siit natuke puhtamaks seda asja, aga niiviisi. Ehk siis endiselt eksisteerib siis Uraani ja Pluto trigoon, millest siis tegime siin selle praeguse prognoosi alguses, rääkisime oktoobri ülevaadet ja terve selles suves me ta sattus esimest korda siis tugevasse trigooni ja siis nüüd novembrikuus siis Marss tuleb ka oma selle opositsiooniga siia Uraani sisse. Ehk kui me siit lähme iga päev vaikselt edasi, siis me näeme, kuidas novembrikuu vältel see, siin novembri 18. või ütleme siin 17. novembrist ta läheb sellest opositsioonist välja. Ehk siis selles kuu esimeses pooles me näeme, kuidas Marss oma sellise jõulisuse, tugevuse, sellise agressiivsusega, julgusega, oma sellise suunatud jõuga siis selle Uraaniga siin opositsioonis on. Võime siis näha või siis hoiame silmad lahti, mismoodi see konkreetne ilming siin välja paistab. Ja oluline on siis muidugi mainida, et siin nende prognooside käigus me alati vaatame siis 2 paari, seekord vaatasime siis Jupiteri ja Plutot ja Uraani ja Marssi on ju. Sünnikaardis siis samamoodi vaatame tavaliselt ükshaaval neid paare või kolmikuid, aga oluline on siis ka silmas pidada, et meie elu siin maa peal ja seal üleval ümber päikse, et see on suur tervik, ehk siis sünnikaart ja horoskoop moodustab ka alati sellise suure terviku, et sellest aru saada, siis tuleb teinekord sisse zoomida seal nendesse paaridesse, aga elu on tervik ja et sellest üldpildist aru saada, siis tuleb muidugi arvesse võtta ka seda üldpilti, aga sellise lihtsustamise mõttes ja teile selliste olulisemate planetaarsete seisude esile toomiseks, siis olen võtnud käekirjaks siis iga kuu vaadata siis kas 1 paari või 2 või selliseid olulisemaid teemasid, mis siis käesoleval kuul õhus on ja tänan, et oled kanali jälgija ja kohtumiseni detsembris
hakkan siis vaikselt juba tööd tegema 2026. aasta prognoosi üle, millest tuleb siis selline juba natuke suurem video, aga seniks püsige lainel. Tšau!